Ei, mina olen Joosep ja ma teen asju. Ja lähme vaatame, mis 2024 tõi meile. 2024 oli päris crazy aasta minu jaoks, päris palju igasuguseid asju on juhtunud. 2 aastat saab sellest, kui ma siia maale üldse kolisin. Ja alguses oli see maja siis ikka päris crazy värk, need köök ja vannituba ja kõik asjad olid ikka väga jubedad, kui me siia kolisime ja siis me hakkasime vaikselt seda asja siin üles vuntsima. Ja ma ei suudagi uskuda, et ma juba 2 aastat põhimõtteliselt on elanud siin, et jaanuari lõpus siis saab 2 aastat täis. Ja kui niimoodi tagasi mõelda, siis siukest tunnet küll ei ole, et oleks väga palju midagi jõudnud teha, aga kui neid vanu pilte vaadata, no siis oleme ikka päris palju teinud küll, et nüüd meil on olemas köök ja elutuba on enam-vähem, seal tuleb küll päris palju veel teha, aga me oleme jõudnud ka ikka midagi. Pidin kõik veetorud välja vahetama, radikad välja viima, siis mis meil veel oli, elektrijuhtmeid tuli vahetada, elektrikilp oli täielik sasipudi seal, see tuli kõik ümber teha, et tegelikult oleme jõudnud. Selle aasta alguses siis ma vahetasin ka tööd. See töö sobib mulle palju paremini ja ei ole üldse nii muserdav kui see eelmine töö. Nüüd ma siis töötan 1,5 koormusega ja põhimõtteliselt editin ja teen kava. Aga selle töö juures on väga suur pluss see, et ma saan aega natukene nihutada, et millal ma mida teen ja lihtsalt töö peab tehtud saama. Igal juhul see on väga suur pluss olnud sellel aastal ja see mõjutab ka kõike muud, mis ma teen, et palju parem on olla, sellepärast ma olen ka saanud palju rohkem videoid teha see aasta. Ja muidugi see aasta sündis ka Roosili ja peale tema sündi muutus siis fookus rohkem lapse peale kui remondi peale. Alguses oli ikka väikse lapsega väga raske kõik need magamad tööd ja ma olen päris kindel, et väga palju sellest esimestest kuudest mu aju isegi ei salvestanud, mis toimus. Aga nüüd on isegi päris mõnus. Aga see kõik on kindlasti ikkagi seda väärt ja oma laps on ikka siuke kogemus, mida päriselt ei oskagi kirjeldada teistele. See on suht klišee, aga lapsed annavadki tegelikult seda elu mõtet ja sa näed, kuidas ta kasvab ja sa saad oma oskusi talle edasi anda ja juhatada teda elus. Igal juhul mina küll soovitan kõigile. Aga ka see kanal on päris palju kasvanud. 2024 aastal ma olen teinud 43 videot, mida on päris palju. Muidugi kõige suuremad nendest on olnud need sisumaa videod, mis olid kuu aega lihtsalt postitamist järjest. Ja selle puhul siis oli ka Chrisi reid ja selle tõttu ma sain üle 5000 subscriberiga oma kanalile. Ja see oli väga äge, et me oleme igasuguseid asju teinud see aasta. Esimesed videod olid siis Lethal Company meil. Ja siis ma hakkasin hästi palju tegema ka neid Discordi ülevaateid. Paistab, et inimestele lähevad need peale ja siis tegelikult on päris äge vaadata ka, mida inimesed postitavad. Ja me saime köögi ja Roosi tuli siin. Siis Manaklotsis toimus igasuguseid asju nagu Kaareni kamber. Ja siis kohe otsa Ender piraadid ja vahetasime mäppi ka Manaklotsi serveris ja sellest tuli ka päris huvitav story välja, et mulle väga meeldis, kuidas see välja kukkus. Muidugi, kes ei ole küsimusi vastuseid veel näinud, siis minge vaadake järgi, sellepärast et saate ka teada, mis mänguväljas sai, seal ma räägin natuke pikemalt sellest. Ja siis hakkaski peale sisumaa. Sisumaad on nii palju sisumaad ja iga video on bänger põhimõtteliselt. Siia vahele ka tuli minu muusika reageerimise video. Siit näete kõik igasuguseid muusikalugusid, mis ma teinud olen aegade jooksul. Ja siis lõpetasimegi 2024 aasta siis Manaklotsiga põhimõtteliselt, et meil oli ka jõulupidu. Eelmine jõulupidu tuli kohale ainult tüüpiline minu meelest oli, siis me pidime kahekesi võitlema selle jõuluvardeniga. Aga näed, seekord tuli hästi palju inimesi kohale, kõik said kingid, muidugi seal olid mingid rünnakud, värgid, särgid, story liigub edasi, vaadake kindlasti see asi ka järgi. Ja meil on veel päris palju plaane Manaklotsiga, mis seal toimuma hakkab, kõik story'd, värgid, särgid, kui te tahate olla osa sellest, siis minge ja ühinege Patreoniga, kõik Patreoni toetajad saavad ka Manaklotsi serveris mängida, nii et tulge mängige ka ja saate osa sellest eepilisest seiklusest. Aga minu jaoks oli 2024
positiivne aasta tegelikult, asjad hakkasid liikuma sinnapoole, kuhu ma tahan ja kõik see struggle, mis oli eelnevalt sellele siia kolimisega ja kõige muuga, tööga ja nii edasi, hakkas lahenema sellel aastal, et mina olen väga tänulik selle aasta puhul, et mu elu muutus väga palju pea peale täiesti, aga lõpptulemus kõigi asjadega on olnud positiivne ja muidugi Sisumaa ja kõik teiste YouTuberite sisuloojatega kollabide tegemine, see oli ka väga äge. Aga nagu ma mainisin, on meil 2025. aastaks päris suured plaanid juba, nii et vaadake aga ikka edasi ja näeme, mis uus aasta toob. Kõigile head uut aastat ja näeme juba võrgus!